Kujutage ette, te olete 77-aastane riigipea, kelle iga sõna kaalub tonni, kelle iga žest jääb ajalukku, kelle iga otsus mõjutab miljonit inimest. Aga üks päev, keset pidulikku kõnet, te kaotate järje. Vaatate paberile, loete sama lõigu uuesti. Saalis tekib ebamugav vaikus. Te ei märka seda kohe, sest teie aju on väsinud, nii väsinud, et te ei suuda enam eristada, mis on juba öeldud ja mis veel ees. Presidendi kantselei direktor Tarmo Mänd istub saali tagumises reas, tema nägu on kivi. Ta teab. Ta on teadnud juba kuid. Aga ta ei ütle midagi, sest tema karjäär, tema erakonna tulevik, kogu poliitilise masinavärgi ellujäämine sõltub sellest, et teie, Arnold Rüütel, jääksite sellel toolil istuma veel vähemalt 1 aasta. Kuni järgmiste valimisteni. Kuni fassaad peab vastu. Aga mis juhtub, kui fassaad hakkab pragunema? Mis juhtub, kui 77-aastane mees, keda hoitakse kunstlikult võimul, kaotab kontrolli mitte ainult oma kõnede, vaid ka oma kodu üle? Mis juhtub, kui riigi kõige turvatumas majas, Kadrioru lossis, hakkavad toimuma asjad, millest riigipea ise ei tea midagi? Aasta 2005. Arnold Rüütel on olnud president juba 4 aastat. Ta on rahva poolt armastatud, väärikas, kogemustega mees, kes on näinud Eesti ajalugu läbi aastakümnete. Aga tema keha on väsinud. 77-aastaselt mehelt nõutakse võimatut, pidevad välisreisid, kus ajavahed röövivad une, pikad tseremooniad, kus tuleb seista tundide kaupa paigal, 100 lehekülgede pikkused dokumendid, mida tuleb läbi töötada iga päev. Tema abikaasa, proua Ingrid Rüütel, samuti sündinud 1928. aastal, on süvenenud oma teadustöösse, folkloristikasse. Ta viibib sageli välitöödel, kogub rahvaluulet, elab oma maailmas. Lossis elavad ka nende lapselapsed, Helena ja Maria, tütretütred, kelle ema isiklik elu on keeruline. Vanaisa ja vanaema on võtnud nad enda juurde, andnud neile kodu, turvatunde. Aga kas nad suudavad neid ka kontrollida? Kas 77-aastane mees, kes magab vara, kelle päevad on täis riiklikke kohustusi, kes on üha enam väsinud, suudab märgata, mis toimub tema enda lossi teises tiivas, mõnikümmend meetrit tema magamistoast eemal? Tarmo Mänd, presidendi kantselei direktor, on ehitanud Rüütli ümber müüri. Mitte füüsilist müüri, vaid informatsioonilist. Ajakirjanikud ei pääse presidendi juurde ilma range filtrita. Kõik intervjuud on reglementeeritud, küsimused tuleb esitada kirjalikult ette. Otsekontakt on viidud miinimumini. Mänd valib, millist infot president saab. Talle näidatakse ainult positiivseid ajaleheväljalõikeid. Halbu uudiseid ei tohi tuua. Presidenti hoitakse vatis, kaitstuna, isoleerituna. Aga miks? Kas see on hoolitsus? Või on see midagi muud? Villu Reiljan, Rahvaliidu esimees, vajab Rüütlit. Tema erakonna ellujäämine sõltub presidendi populaarsusest. 2006. aastal on presidendivalimised. Rüütel on nende peamine poliitiline kapital. Kui avalikkus saaks teada tema tegelikust seisundist, kui inimesed näeksid, kui väsinud ta tegelikult on, kui sageli ta kaotab kõnedes järje, kui aeglaselt ta reageerib ootamatutele küsimustele, teine ametiaeg ei tuleks kõne allagi. Seega tuleb fassaadi hoida. Iga hinna eest. Isegi kui see tähendab, et 77-aastast meest kasutatakse ära, hoitakse võimul kunstlikult, varjatakse tema tegelikku seisundit. Ajakirjanikud hakkavad märkama. Eesti Ekspress, Postimees, nad kirjutavad ettevaatlikult vihjamisi. President luges sama lehekülge 2 korda. President tegi ebaloomulikult pikki pause. President ei suutnud reageerida pressikonverentsil. Aga need on ainult vihjed, mitte otsesed süüdistused. Keegi ei julge öelda seda valjusti, meie president on liiga vana, liiga väsinud, tema kognitiivne võimekus on langenud. Sest see oleks ebaviisakas, lugupidamatu. Ja sest Tarmo Mänd on ehitanud müüri, mis kaitseb presidenti selliste küsimuste eest. Kantselei töötajad kardavad Mändi. Keegi ei julge presidendile halbu uudiseid viia. Keegi ei julge öelda, härra president, te vajate puhkust, te vajate abi, te ei suuda enam kõike seda kanda. Sest Mänd on see, kes otsustab, kes pääseb presidendi jutule. Ja Mänd ei taha, et keegi räägiks presidendi väsimusest. Mitte enne 2006. aastat. Mitte enne valimisi.
Kadrioru lossis, korteris number 1, presidendi ametikorteris, hakkavad toimuma asjad, millest Arnold Rüütel ei tea midagi. Tema lapselapsed, Helena ja Maria, on teismelised. Nad elavad riigi kõige turvatumas majas, kus iga nurk on valve all, kus julgestuspolitseil on range sisekord. Aga see sisekord ütleb, presidendi pereliikmete tegemistesse ei sekkuta. See tähendab, et turvamehed näevad, aga vaikivad. Nad näevad, kuidas noored toovad lossi alkoholi. Nad näevad, kuidas sinna tulevad võõrad inimesed, sõbrad, tuttavad. Nad näevad, aga nad ei sekku, sest nad kardavad. Kardavad sekkuda presidendi perekonna asjadesse. Kardavad, et neid süüdistatakse ületamises, lugupidamatuses. Seega nad vaatavad, kuidas teismelised viivad lossi turvakontrollist mööda asju, mida sinna ei tohiks tuua. Ja nad vaikivad. Arnold Rüütel magab oma magamistoas. Ta on väsinud. Ta on pidanud päeval raske riikliku kõne, kus ta pidi lugema teksti, kuhu oli märgitud suured pausid ja rõhuasetused, sest muidu ta kaotab järje. Ta on kohtunud välisdelegatsiooniga, kus ta pidi naeratama, kätt suruma, rääkima asjadest, mida ta enam täpselt ei mäleta. Ta on allkirjastanud dokumente, mida ta ei jõudnud korralikult läbi lugeda, sest neid oli liiga palju. Nüüd ta magab. Tema magamistuba on lossi ühes tiivas. Mõnikümmend meetrit eemal, teises tiivas, tema lapselapsed ja nende sõbrad joovad alkoholi. Nad suitsetavad vesipiipu. Nad teevad asju, mida teismelised teevad, kui täiskasvanud ei kontrolli. Aga siin on erinevus, see ei ole tavaline kodu. See on Kadrioru loss. Riigi süda. Ja siin, riigi südames, on tekkinud kontrollimatu tsoon, sest 77-aastane vanaisa ei tea, mis toimub. Tema abikaasa on oma kabinetis, süvenenud folkloristikasse. Turvamehed vaikivad. Ja poliitiline masinavärk, Tarmo Mänd ja Villu Reiljan, on hõivatud hoopis teise asjaga, nad peavad hoidma fassaadi, et Arnold Rüütel jääks presidendiks veel 1 aasta. Aga fassaadid ei pea igavesti. Kuskil, väljaspool lossi müüre, hakkavad liikuma fotod. Šokeerivad fotod. Noored presidendi laua taga. Noored vannis. Fotod, mis näitavad, et Kadrioru lossis toimub midagi, mis ei tohiks toimuda. Need fotod jõuavad ETV Pealtnägija toimetusse. Ajakirjanikud Mihkel Kärmas ja Vahur Kersna hakkavad fakte kontrollima. Nad teavad, et see on plahvatusohtlik materjal. Nad teavad, et see võib purustada presidendi karjääri. Aga nad teavad ka, et see on tõde. Ja tõde tuleb välja öelda. Isegi kui see tõde on valulik. Isegi kui see tõde näitab, et meie president, keda me austame ja armastame, on kaotanud kontrolli. Mitte sellepärast, et ta on halb inimene. Vaid sellepärast, et ta on 77-aastane väsinud mees, keda on kasutatud ära, keda on hoitud võimul kunstlikult, kelle ümber on ehitatud müür, mis ei lase tal näha, mis tegelikult toimub. Kas Arnold Rüütel teadis, mis tema lossis toimus? Kas ta oleks saanud seda ära hoida, kui keegi oleks talle öelnud? Või oli ta juba nii väsinud, nii isoleeritud, nii oma kantselei ja erakonna poolt kontrollitud, et ta ei suutnud enam midagi teha? Ja kui me räägime süüst, siis kus see süü tegelikult peitub? Kas teismelistes, kes kasutasid ära olukorda? Kas vanaisa, kes ei suutnud kontrollida? Või neis meestes, kes hoidsid 77-aastast presidenti võimul, varjades tema tegelikku seisundit, sest nende poliitiline tulevik sõltus sellest? 1928. aastal sündinud Arnold Rüütel astus presidendi toolile 2001. aastal. Ta oli siis 73-aastane, energiline, motiveeritud. Aga 4 aastat on pikk aeg, kui sa oled juba üle 70. Iga välisreis, iga tseremoonia, iga pikk dokument võtab sinust tükki. Ja aastal 2005, kui Arnold Rüütel oli 77-aastane, hakkas tema keha andma märku, et piir on käes. Aga poliitiline masinavärk ei hooli kehast. Poliitiline masinavärk hoolib ainult võimust. Ja Arnold Rüütel oli võim. Tema nägu, tema nimi, tema populaarsus, see oli see, mis hoidis Rahvaliitu elus. Seega tuli teda hoida presidendi toolil. Isegi kui see tähendas, et tema tegelikku seisundit varjatakse. Tarmo Mänd, presidendi kantselei direktor, oli mees, kes kontrollis informatsiooni. Ta oli see, kes otsustas, millist infot president saab. Ajakirjanikud, kes tahtsid presidendiga rääkida, pidid läbima Männi filtri.
Küsimused tuli esitada kirjalikult. Intervjuud olid rangelt reglementeeritud. Otsekontakt oli viidud miinimumini. Miks? Ametlikult sellepärast, et presidendi aeg on kallis, et teda tuleb kaitsta ajakirjanduse agressiivsuse eest. Aga tegelikult oli põhjus teine. Mänd kartis, et kui ajakirjanikud saavad presidendiga vabalt rääkida, siis nad märkavad. Nad märkavad, et president on väsinud. Nad märkavad, et ta kaotab mõnikord järje. Nad märkavad, et ta ei reageeri enam nii kiiresti kui varem. Ja kui nad seda märkavad, siis nad kirjutavad sellest. Ja kui nad kirjutavad sellest, siis avalikkus hakkab küsima küsimusi. Ja kui avalikkus hakkab küsima küsimusi, siis Rüütli teine ametiaeg on ohus. Seega tuli informatsiooni kontrollida. Tuli ehitada müür. Presidendi kantselei töötajad teadsid, mis toimub. Nad nägid, kuidas Arnold Rüütel vaatab mõnikord paberile ja ei suuda kohe aru saada, mida ta peaks ütlema. Nad nägid, kuidas talle tuleb märkida tekstidesse suured pausid, et ta ei kaotaks järje. Nad nägid, kuidas ta väsib üha kiiremini, kuidas pikad päevad võtavad temast üha rohkem. Aga nad ei julgenud midagi öelda. Sest Tarmo Mänd oli nende ülemus. Ja Tarmo Mänd ei tahtnud kuulda halbu uudiseid. Kantseleis valitses vaikus. Keegi ei rääkinud valjusti sellest, mida kõik nägid. Keegi ei julgenud öelda, härra president vajab abi, härra president on liiga väsinud, härra president ei suuda enam kõike seda kanda. Sest see oleks tähendanud männiviha. Ja männiviha tähendas karjääri lõppu. Villu Reiljan, Rahvaliidu esimees, oli teine mees, kelle jaoks Arnold Rüütel oli hädavajalik. Rahvaliit oli erakond, mis elas Rüütli populaarsusest. Ilma Rüütlita poleks Rahvaliit olnud midagi. Seega tuli Rüütlit hoida presidendi toolil. 2006. aastal olid presidendivalimised. Kui Rüütel kandideeriks uuesti ja võidaks, siis Rahvaliit jääks võimule. Aga kui Rüütel ei kandideeriks või kui ta kaotaks, siis Rahvaliit kaotaks oma peamise poliitilise kapitali. Seega oli Reiljani huvides, et Rüütel jääks terveks, tugevaks, populaarseks. Vähemalt avalikkuse silmis. Mis toimus tegelikult, see ei olnud oluline. Oluline oli fassaad. Oluline oli, et inimesed uskuksid, et Arnold Rüütel on endiselt see tugev, väärikas, võimekas riigipea, keda nad armastavad. Aga kuidas hoida fassaadi, kui keha annab järele? Kuidas hoida fassaadi, kui 77-aastane mees kaotab üha sagedamini kõnedes järje, kui ta väsib üha kiiremini, kui tema reaktsioonid muutuvad üha aeglasemaks? Vastus oli lihtne, isoleerida teda. Mitte lasta ajakirjanikel liiga lähedale. Mitte lasta tal olla olukorras, kus ta võiks eksida. Kontrollida iga tema avalikku esinemist, iga tema sõna, iga tema žesti. Muuta ta kontrollitud kujutiseks, marionetiks, keda juhitakse ettevaatlikult, et ta ei kukuks. Ja kui keegi küsib, miks president enam ei anna spontaanseid intervjuusid, miks ta enam ei osale vabades aruteludes, siis vastus on alati sama, presidendi aeg on kallis, president on hõivatud riiklike asjadega, president ei saa raisata aega igale ajakirjanikule. Ajakirjanduses hakkasid ilmuma esimesed vihjed. Eesti Ekspress kirjutas, et president luges kõnes sama lõigu 2 korda. Postimees märkis, et president tegi pressikonverentsil ebaloomulikult pikki pause. Aga need olid ainult vihjed. Keegi ei julgenud öelda seda valjusti, meie president on liiga vana, meie president on liiga väsinud, meie presidendi kognitiivne võimekus on langenud. Sest see oleks olnud ebaviisakas. See oleks olnud lugupidamatu. Ja Eesti ühiskond austab oma vanemaid. Me ei räägi valjusti sellest, kui keegi on liiga vana. Me ei räägi valjusti sellest, kui keegi ei suuda enam. Me vaikime. Ja see vaikus oli see, mis hoidis fassaadi. See vaikus oli see, mis võimaldas Tarmo Mändil ja Villu Reiljanil hoida Arnold Rüütlit presidendi toolil, isegi kui tema keha ja vaim karjusid, et piir on käes. Aga mis toimus Kadrioru lossis, presidendi kodus, seal, kus Arnold Rüütel pidi olema peremees, seal, kus tema pidi kontrollima? Seal elas 2 teismelist tütretütart, Helena ja Maria. Nende ema, Rüütli tütar Maris, oli isikliku eluga hädas. Vanaisa ja vanaema olid võtnud tüdrukud enda juurde, andnud neile kodu. Aga kas nad suutsid neid ka kasvatada?
Kas 77-aastane väsinud riigipea, kelle päevad olid täis riiklikke kohustusi, kes magas vara, kes oli üha enam isoleeritud oma kantselei poolt, suutis märgata, mis toimub tema enda lossi teises tiivas? Kas tema abikaasa, proua Ingrid Rüütel, kes oli süvenenud oma teadustöösse, kes viibis sageli välitöödel, suutis kontrollida lapselapsi? Vastus oli lihtne, ei. Nad ei suutnud. Mitte sellepärast, et nad ei hoolinud. Vaid sellepärast, et nad ei jõudnud. Nad olid liiga väsinud, liiga hõivatud, liiga isoleeritud. Julgestuspolitsei turvamehed nägid kõike. Nad nägid, kuidas Helena ja Maria tõid lossi alkoholi. Nad nägid, kuidas sinna tulid võõrad noored, sõbrad, tuttavad. Nad nägid, kuidas lossis, riigi kõige turvatumas majas, hakkasid toimuma asjad, mis ei tohiks toimuda. Aga nad ei sekkunud. Miks? Sest neil oli range sisekord, presidendi pereliikmete tegemistesse ei sekkuta. See tähendas, et kui presidendi lapselapsed teevad midagi, siis turvamehed ei tohi sekkuda. Sest see oleks sekkumine perekonna asjadesse. See oleks lugupidamatus. Seega nad vaatasid. Ja nad vaikisid. Nad vaikisid, sest nad kartsid. Kartsid, et kui nad sekkuvad, siis neid süüdistatakse ületamises. Kartsid, et nad kaotavad oma töö. Seega nad lasid toimuda. Nad lasid teismelistel tuua lossi alkoholi. Nad lasid võõrastel inimestel siseneda riigi kõige turvalisemasse majja. Ja nad ei öelnud presidendile midagi. Sest president magas. President oli väsinud. Ja presidenti ei tohtinud häirida. Kujutage ette seda pilti, Arnold Rüütel magab oma magamistoas. Tema päev on olnud raske. Ta on pidanud kõne, kus ta pidi lugema teksti, kuhu oli märgitud iga paus, iga rõhuasetus, sest muidu ta kaotab järje. Ta on kohtunud väliskülalistega, kus ta pidi naeratama, rääkima, teesklema, et ta on tugev ja võimekas, kuigi ta tundis end väsinuna. Ta on allkirjastanud dokumente, mida ta ei jõudnud korralikult läbi lugeda. Nüüd ta magab. Tema magamistuba on vaikne, rahulik. Aga mõnikümmend meetrit eemal, sama lossi teises tiivas, tema lapselapsed ja nende sõbrad joovad. Nad suitsetavad. Nad teevad asju, mida teismelised teevad. Aga see ei ole tavaline kodu. See on Kadrioru loss. Riigi süda. Ja siin, riigi südames, on tekkinud kontrollimatu tsoon. Tsoon, kus keegi ei kontrolli. Sest vanaisa magab. Vanaema on oma kabinetis. Turvamehed vaikivad. Ja poliitiline masinavärk on hõivatud hoopis teise asjaga, nad peavad hoidma fassaadi, et Arnold Rüütel jääks presidendiks. Kas keegi oleks saanud seda ära hoida? Kas keegi oleks pidanud ütlema Arnold Rüütlile, härra president, teie lapselapsed vajavad kontrolli, teie lossis toimub midagi, mis ei tohiks toimuda? Aga kes oleks pidanud seda ütlema? Turvamehed, kellel oli keelatud sekkuda perekonna asjadesse. Kantselei töötajad, kes kartsid Tarmo Mändi. Või võib-olla Tarmo Mänd ise, kes oli nii hõivatud fassaadi hoidmisega, et ta ei hoolinud sellest, mis toimus presidendi kodus. Tõde on see, et keegi ei öelnud. Keegi ei sekkunud. Ja Arnold Rüütel, 77-aastane väsinud mees, elas oma isoleeritud maailmas, kus talle näidati ainult positiivseid ajaleheväljalõikeid, kus talle öeldi, et kõik on hästi, kus teda hoiti vatis, kaitstuna, kontrollituna. Ja ta ei teadnud, mis toimub tema enda lossi teises tiivas. Kuskil väljaspool Kadrioru lossi müüre, kuskil Tallinna tänavatel, hakkasid liikuma fotod. Fotod, mis ei tohiks eksisteerida. Fotod, mis näitavad asju, mida ei tohiks näha. Noored presidendi laua taga. Noored vannis. Fotod, mis räägivad lugu sellest, et Kadrioru lossis, riigi kõige turvatumas majas, toimub midagi, mis ei tohiks toimuda. Need fotod jõudsid inimesteni, kes teadsid, mida nendega teha. Need fotod jõudsid ajakirjanikeni. Ja ajakirjanikud hakkasid küsimusi esitama. ETV Pealtnägija toimetuses istusid Mihkel Kärmas ja Vahur Kersna, kaks ajakirjanikku, kes olid näinud palju, aga mitte midagi sellist. Fotod olid šokeerivad. Mitte sellepärast, et seal olid teismelised, kes joovad või suitsetavad, see on kahjuks tavaline pilt. Vaid sellepärast, et see toimus Kadrioru lossis. Presidendi kodus. Riigi südames. Kuidas see oli võimalik?
kuidas said teismelised tuua riigi kõige turvalisemasse majja alkoholi, võõraid inimesi, kuidas said nad seal pidada peosid, ilma et keegi ei sekkunud? Ja kõige olulisem küsimus, kas president teadis sellest? Kas Arnold Rüütel, 77-aastane riigipea, teadis, mis toimub tema enda lossis? Ajakirjanikud hakkasid fakte kontrollima. Nad rääkisid allikatega. Nad uurisid, kes olid fotodel. Nad uurisid, millal need fotod tehti. Nad uurisid, kuidas oli võimalik, et turvamehed ei sekkunud. Ja mida rohkem nad uurisid, seda selgemaks sai, et see ei olnud üks juhuslikku pidu. See oli süsteemne probleem. Probleem, mis rääkis sellest, et Kadrioru lossis oli kadunud kontroll. Probleem, mis rääkis sellest, et Arnold Rüütel ei kontrollinud enam oma kodu. Ja kui ta ei kontrollinud oma kodu, siis kuidas ta kontrollis riiki? Presidendi kantselei sai teada, et ajakirjanikud uurivad. Tarmo Mänd sai teada. Ja ta püüdis asja summutada. Ta helistas toimetusse. Ta ähvardas. Ta ütles, et see on eraelu, et see ei puutu avalikkusesse, et see kahjustab presidendi mainet. Aga ajakirjanikud ei taganenud. Sest nad teadsid, et see ei ole eraelu. See on avalik huvi. Kui riigi president elab majas, kus toimuvad kontrollimatud peod, kui tema lapselapsed toovad sinna alkoholi ja võõraid inimesi, kui turvamehed vaikivad, siis see on avalik huvi. Sest see räägib sellest, et midagi on väga valesti. See räägib sellest, et president on kaotanud kontrolli. Ja kui president on kaotanud kontrolli oma kodu üle, siis mis saab riigist? Tarmo Mänd püüdis kaitsta fassaadi. Ta püüdis veenda ajakirjanikke, et see on vähetähtis lugu, et see on teismeliste rumalus, et sellel ei ole mingit seost presidendi võimekusega. Aga ajakirjanikud nägid läbi. Nad nägid, et see ei ole vähetähtis lugu. See on lugu sellest, kuidas 77-aastast meest on hoitud võimul kunstlikult, kuidas tema ümber on ehitatud müür, mis ei lase tal näha, mis tegelikult toimub. See on lugu sellest, kuidas poliitiline masinavärk on kasutanud ära vananevat inimest, varjades tema tegelikku seisundit, sest nende võim sõltus sellest, et ta jääks presidendiks. Ja nüüd see fassaad hakkas pragunema. Fotod olid esimene pragu. Aga see ei olnud viimane. Ajakirjanikud otsustasid loo avaldada. Nad teadsid, et see on plahvatusohtlik. Nad teadsid, et see võib purustada presidendi karjääri. Aga nad teadsid ka, et see on tõde. Ja tõde tuleb välja öelda. Isegi kui see tõde on valulik. Isegi kui see tõde näitab, et meie president, keda me austame, on kaotanud kontrolli. Mitte sellepärast, et ta on halb inimene. Vaid sellepärast, et ta on 77-aastane väsinud mees, keda on kasutatud ära. Detsembris 2005 valmis Pealtnägija saade. Saade, mis pidi muutma kõike. Saade, mis pidi näitama avalikkusele, mis toimus Kadrioru lossis. Aga enne saate eetris olekut oli vaja veel viimast kinnitust. Ajakirjanikud pidid olema kindlad, et kõik faktid on õiged, et kõik allikad on usaldusväärsed. Sest nad teadsid, et presidendi kantselei ründab neid. Nad teadsid, et Tarmo Mänd ja Villu Reiljan teevad kõik, et diskrediteerida neid. Seega nad kontrollisid kõike veel kord. Ja veel kord. Ja veel kord. Jaanuari alguses 2006 oli saade valmis. Fotod olid kontrollitud. Allikad olid kinnitatud. Faktid olid õiged. Nüüd tuli ainult otsustada, millal see eetrisse lasta. Toimetuses oli pinge. Kõik teadsid, et see saade muudab ajalugu. Kõik teadsid, et pärast seda saate ei ole Arnold Rüütli presidentuur enam endine. Aga nad teadsid ka, et neil ei ole valikut. Tõde tuleb välja öelda. Isegi kui see tõde on valulik. 18. jaanuaril 2006 läks Pealtnägija saade eetrisse. Eesti inimesed istusid televiisori ees ja nägid fotosid, mis šokeerisid neid. Noored presidendi laua taga. Noored vannis. Kadrioru loss, riigi kõige turvalisem maja, kus toimusid kontrollimatud peod. Ja kõige šokeerivam oli see, et president ei teadnud sellest midagi. 77-aastane Arnold Rüütel, kes magas oma magamistoas, ei teadnud, mis toimub tema enda lossi teises tiivas. Avalikkus oli šokeeritud. Mitte ainult sellepärast, et lossis toimusid peod. Vaid sellepärast, et see näitas, kui vähe president kontrollis.
See näitas, et Arnold Rüütel oli kaotanud kontrolli. Ja kui ta oli kaotanud kontrolli oma kodu üle, siis kuidas ta kontrollis riiki? 19. jaanuaril andis Arnold Rüütel oma esimese avaliku kommentaari. Ja see kommentaar oli kõige šokeerivam osa kogu loost. Sest Arnold Rüütel ei kaitsnud end. Ta ei ründanud ajakirjanikke. Ta ei öelnud, et see on vale või liialdus. Ta lihtsalt ütles, et ta ei teadnud. Ta ütles, et ta oli šokeeritud. Ta ütles, et ta ei suuda aru saada, kuidas see kõik tema nina all juhtuda sai. Ja see oli kõige ausam hetk kogu tema presidentuuri jooksul. Sest see hetk näitas tõde, Arnold Rüütel oli 77-aastane väsinud mees, kes oli kaotanud kontrolli. Mitte sellepärast, et ta oli halb inimene. Vaid sellepärast, et ta oli liiga vana, liiga väsinud, liiga isoleeritud. Ja tema ümber olid inimesed, kes kasutasid teda ära, kes hoidsid teda võimul kunstlikult, kes varjasid tema tegelikku seisundit. Fassaad oli purustatud. Eesti inimesed nägid nüüd tõde. Nad nägid, et nende president ei ole enam see tugev, võimekas riigipea, keda nad armastavad. Ta on väsinud vanaisa, kes on kaotanud kontrolli oma elu üle. Ja see oli kurb. Kurb mitte sellepärast, et Arnold Rüütel oli halb inimene. Vaid sellepärast, et teda oli kasutatud ära. Poliitiline masinavärk, Tarmo Mänd ja Villu Reiljan olid hoidnud teda võimul, varjades tema tegelikku seisundit, sest nende võim sõltus sellest. Ja nüüd, kui fassaad oli purustatud, oli selge, et Arnold Rüütli presidentuur ei kesta enam kaua. 23. septembril 2006, 8 kuud pärast Kadriorgia skandaali, toimus presidendivalimised. Arnold Rüütel kandideeris uuesti. Aga ta kaotas. Ta kaotas Toomas Hendrik Ilvesele. Ja kuigi põhjuseid oli palju, oli üks asi selge, Kadriorgia skandaal oli mänginud otsustavat rolli. Sest see skandaal oli näidanud avalikkusele, et Arnold Rüütel oli kaotanud kontrolli. Ja inimesed ei taha presidenti, kes on kaotanud kontrolli. Aga kui me vaatame tagasi sellele loole, siis kus on tegelik süü? Kas teismelistes, kes kasutasid ära olukorda? Kas vanaisa, kes ei suutnud kontrollida? Või neis meestes, Tarmo Mändis ja Villu Reiljans, kes hoidsid 77-aastast presidenti võimul, varjades tema tegelikku seisundit, kasutades teda ära oma poliitiliste eesmärkide nimel? Ja kui me mõtleme sellele, siis see lugu ei ole ainult Arnold Rüütli lugu. See on lugu sellest, kuidas ühiskond kohtleb oma vanemaid. Kuidas me isoleerime neid, kuidas me kasutame neid ära, kuidas me varjame nende tegelikku seisundit, sest meile on mugavam mitte näha tõde. Ja see on küsimus, mis puudutab meid kõiki, kui me näeme, et keegi, keda me armastame, on liiga väsinud, liiga vana, liiga nõrk, siis kas me ütleme tõde? Või kas me vaikime, sest tõde on liiga valulik? 19. jaanuaril 2006, päev pärast Pealtnägija saate eetris olekut, istus Arnold Rüütli isiklik arst, doktor Jaan Saar, oma kabinetis ja vaatas aknast välja. Ta oli olnud presidendi arst juba 4 aastat. Ta teadis asju, mida keegi teine ei teadnud. Ta teadis, milliseid ravimeid president võttis. Ta teadis, millised olid tema vererõhu näitajad. Ta teadis, kui sageli president unustas, mida ta eelmisel päeval oli teinud. Aga ta ei olnud kunagi rääkinud. Sest arstil on kohustus vaikida. Arstil on kohustus kaitsta patsiendi saladusi. Isegi kui see patsient on riigipea. Isegi kui see vaikimine tähendab, et riiki juhib mees, kelle kognitiivne võimekus on langenud. Doktor Saar mäletas esimest korda, kui ta märkas, et midagi on valesti. See oli kevadel 2004. Arnold Rüütel oli tulnud rutiinsele kontrollile. Arst küsis tavapäraseid küsimusi, kuidas te magate, kuidas on söögiisu, kas on valu kusagil. President vastas, aga tema vastused olid aeglased. Ta pidi mõtlema, enne kui ta rääkis. Ja siis, keskel vestlust, ta küsis, kas ma olen teile juba rääkinud sellest välisreisist. Arst ütles, jah, härra president, te rääkisite sellest 5 minutit tagasi. President vaatas teda ja tema silmis oli hetk segadust. Ainult hetk. Siis ta naeratas ja ütles, ah jah, muidugi, vabandust, ma olen lihtsalt väsinud. Aga arst teadis, et see ei olnud ainult väsimus. See oli midagi muud. Midagi, mis ei parane puhkusega. Järgmistel kuudel sümptomid süvenesid. President unustas nimed.
Ta unustas, millal oli viimane kohtumine. Ta küsis sama küsimust mitu korda. Arst tegi teste. Vereanalüüsid, südamekontroll, ajuskaneerimine. Kõik näitajad olid tema ea kohta normaalsed. Aga kognitiivne test näitas midagi muud. Näitas, et presidendi lühiajaline mälu oli nõrgenenud. Näitas, et tema võime keskenduda oli vähenenud. Näitas, et tema aju oli väsinud. Väsinud aastakümnete pikkusest stressist, väsinud pideva surve alt, väsinud sellest, et teda ei lastud kunagi puhata. Doktor Saar kirjutas raporti. Ettevaatliku raporti, kus ta soovitas presidendile rohkem puhkust, vähem stressi, võib-olla isegi mõelda pensionile jäämisele. Ta andis selle raporti Tarmo Mändile. Ja Tarmo Mänd luges seda, pani selle sahtlisse ja ütles, tänan, doktor. Me võtame seda arvesse. Aga midagi ei muutunud. Presidendi töögraafik jäi samaks. Välisreisid jätkusid. Pikad tseremooniad jätkusid. Ja doktor Saar istus oma kabinetis ja teadis, et ta oli teinud oma kohuse, aga keegi ei kuulanud. Sest poliitiline masinavärk ei hoolinud arsti soovitustest. Poliitiline masinavärk vajas Arnold Rüütlit presidendi toolil. Ja kui see tähendas, et 77-aastast meest surutakse üle tema võimete, siis nii olgu. Nüüd, pärast skandaali, istus doktor Saar oma kabinetis ja mõtles, kas ma oleksin pidanud rohkem tegema. Kas ma oleksin pidanud minema avalikkuse ette ja ütlema tõde? Aga kuidas sa teed seda, kui sul on arstisaladuse kohustus? Kuidas sa teed seda, kui sa tead, et see hävitab inimese, keda sa oled ravinud 4 aastat? Kuidas sa teed seda, kui sa tead, et avalikkus ei mõista, et vananemist ei saa peatada, et kognitiivne langus on loomulik protsess, mitte häbimärk? Doktor Saar ei teadnud vastust. Ta teadis ainult ühte, Arnold Rüütel oli ohver. Ohver süsteemist, mis kasutas teda ära. Ohver inimestest, kes panid oma poliitilised huvid tema tervise ette. Ja nüüd, kui fassaad oli purustatud, oli president jäetud üksi. Üksi oma häbi, oma segaduse, oma väsimusega. Aga mis oli nende ravimitega, mida president võttis? Doktor Saar vaatas oma arhiivist välja loetelu. Vererõhuravimid, normaalne 77-aastasele mehele. Unerohud, normaalne kellelegi, kes reisib pidevalt läbi ajavööndite. Aga seal oli ka midagi muud. Ravimid, mida kasutatakse kerge kognitiivse languse korral. Ravimid, mis aitavad parandada mälu keskendumist. President oli võtnud neid juba 1,5 aastat. Ja keegi ei teadnud sellest. Mitte avalikkus, mitte ajakirjanikud, mitte isegi kantselei töötajad. Ainult doktor Saar, Tarmo Mänd ja president ise. See oli saladus, mida hoiti hoolega. Sest kui see saladus oleks välja tulnud, siis kõik oleks lõppenud kohe. Inimesed ei taha presidenti, kes võtab ravimeid mälu parandamiseks. Inimesed tahavad presidenti, kes on tugev, terve, võimekas. Isegi kui see on illusioon. Kas Arnold Rüütel ise mõistis, mis temaga toimus? Doktor Saar oli temaga rääkinud. Mitmel korral. Ta oli öelnud, härra president, teie keha annab märku. Te vajate puhkust. Te vajate vähem stressi. Ja president oli alati noogutanud ja öelnud, jah, doktor, te olete õigus. Ma pean rohkem puhkama. Aga ta ei puhkanud kunagi. Sest Tarmo Mänd tõi talle järgmise päeva graafiku, kus oli jälle välisreis, jälle tseremoonia, jälle pikk dokument, mida tuli läbi töötada. Ja president võttis selle vastu, sest ta oli harjunud kuuletuma. Ta oli harjunud olema see, keda teised vajavad. Ta oli harjunud ohverdama ennast. Ja nüüd, kui tema keha ja vaim karjusid, et piir on käes, ta ei osanud enam teisiti. Ta ei osanud öelda, ei, ma ei suuda enam, ma tahan puhata, ma tahan olla lihtsalt vanaisa, kes veedab aega oma lapselastega, kes ei pea enam kandma riigi raskust oma õlgadel. Kadrioru lossi teises tiivas, kaugel presidendi magamistoast, oli tuba, mida kutsuti peretupaks. Seal oli suur laud, mugavad toolid, raamaturiiul. Seal pidi olema koht, kus perekond koos aega veedab, kus vanaisa ja vanaema räägivad oma lapselastega, kus jagatakse päeva muljeid. Aga see tuba oli tühi. Peaaegu alati tühi. Sest Arnold Rüütel oli hõivatud riiklike asjadega. Ingrid Rüütel oli oma kabinetis, süvenenud folkloristikasse. Ja Helena ning Maria, 2 teismelist tütretütart, olid jäetud üksi.
Üksi suures lossis, kus oli küll turvamehi, aga mitte kedagi, kes neid tegelikult jälgiks. Helena oli 15 aastat vana 2005. Maria oli 13. Nad olid tulnud elama vanaisa ja vanaema juurde, sest nende ema, Maris, ei suutnud neid üksi kasvatada. Alguses oli see olnud põnev. Elada lossis. Elada kohas, kus on suured toad, kaunid aiad, kus iga nurk on täis ajalugu. Aga põnevus kadus kiiresti. Sest loss oli külm. Mitte füüsiliselt külm, vaid emotsionaalselt. Seal ei olnud soojust. Seal ei olnud kedagi, kes oleks küsinud, kuidas sul koolis läheb. Millest sa unistad? Mis sind muretsema paneb? Vanaisa oli alati hõivatud. Vanaema oli alati oma tööga. Ja tüdrukud olid üksi. Nad hakkasid kutsuma sõpru. Alguses ainult paar sõpra, kes tulid külla, istusid peretupas, kuulasid muusikat. Turvamehed nägid, aga ei sekkunud. Sest neil oli käsk, presidendi pereliikmete tegemistesse ei sekkuta. Siis keegi tõi alkoholi. Üks pudel veini. Turvamehed nägid, aga ei sekkunud. Sest nad kartsid. Kartsid, et kui nad sekkuvad, siis neid süüdistatakse, et nad on liiga ranged, et nad ei mõista noori. Seega nad vaatasid. Ja nad vaikisid. Ja tüdrukud mõistsid, et nad võivad teha, mida tahavad. Keegi ei peata neid. Keegi ei ütle, ei, see ei ole õige, te ei tohi seda teha. Seega nad jätkasid. Rohkem sõpru. Rohkem alkoholi. Peod, mis kestsid hiljaöösse. Ja vanaisa magas oma magamistoas, teadmata millestki. Ühel õhtul, detsembris 2005, oli pidu eriti suur. Oli palju noori, oli palju alkoholi, oli vesipiip. Keegi tegi fotosid. Fotosid noortest presidendi laua taga. Fotosid noortest vannis. Fotosid, mis näitasid, et Kadrioru lossis, riigi kõige turvatumas majas, toimub midagi, mis ei tohiks toimuda. Need fotod levisid. Alguses ainult sõprade vahel. Siis laiemalt. Ja lõpuks jõudsid need ajakirjanikeni. Ja kui ajakirjanikud neid nägid, nad teadsid, et see on lugu, mis tuleb rääkida. Sest see ei olnud lihtsalt lugu teismelistest, kes joovad. See oli lugu sellest, et riigi president oli kaotanud kontrolli oma kodu üle. Ja kui ta oli kaotanud kontrolli oma kodu üle, siis mis saab riigist? Helena ja Maria ei mõistnud alguses, mis oli juhtunud. Nad ei mõistnud, miks äkki kõik räägivad nende pidudest. Nad ei mõistnud, miks ajakirjanikud helistavad, miks turvamehed on äkki muutunud rangeks, miks vanaisa vaatab neid nii kurvalt. Nad olid lihtsalt teismelised, kes tahtsid lõbutseda. Nad ei mõistnud, et nende tegevus oli sümptom. Sümptom sellest, et nende vanaisa, 77-aastane riigipea, oli kaotanud kontrolli. Mitte sellepärast, et ta ei hoolinud. Vaid sellepärast, et ta oli liiga väsinud, liiga hõivatud, liiga isoleeritud. Ja keegi ei olnud aidanud teda. Keegi ei olnud öelnud, härra president, te vajate abi, te ei suuda seda kõike üksi kanda. Pärast skandaali muutus kõik. Tüdrukud saadeti ära lossist. Nende ema võttis nad tagasi. Turvameeskonda vahetati. Presidendi kantselei hakkas kontrollima kõike, mis lossis toimus. Aga kahju oli juba tehtud. Fassaad oli purustatud. Ja Arnold Rüütel, kes oli alati olnud väärikas, tugev, austatud, oli nüüd näidatud kui vanaisa, kes ei suuda oma lapselapsi kontrollida. Avalikkus ei mõistnud konteksti. Nad ei mõistnud, et see ei olnud Arnold Rüütli süü. See oli süsteem, mis oli teda kasutanud ära. Süsteem, mis oli hoidnud teda võimul üle tema võimete. Süsteem, mis oli isoleerinud teda, varjanud tema tegelikku seisundit ja siis, kui kõik lagunes, jättis ta üksi. Kas Helena ja Maria said aru, mida nad olid teinud? Kas nad said aru, et nende tegevus oli purustanud nende vanaisa karjääri? Või olid nad lihtsalt teismelised, kes ei mõistnud tagajärgi? Ja kas me võime neid süüdistada? Või peaksime me süüdistama neid täiskasvanuid, kes jätsid nad üksi, kes ei kontrollinud neid, kes lasid neil teha, mida nad tahtsid, sest neil oli käsk mitte sekkuda presidendi perekonna asjadesse? Villu Reiljan, Rahvaliidu esimees, istus oma kontoris ja vaatas televiisori ekraani. Pealtnägija, saade oli just lõppenud. Ta lülitas televiisori välja ja istus vaikuses. Ta teadis, et kõik oli läbi.
Kõik, mille nimel ta oli töötanud viimased 5 aastat. Kõik, mis oli sõltunud Arnold Rüütlist. Rahvaliit oli erakond, mis elas Rüütli populaarsusest. Ilma Rüütlita poleks Rahvaliit olnud midagi. Ja nüüd, pärast seda saate, oli Rüütli populaarsus purustatud. Inimesed ei vaata enam teda kui väärikat riigipeaga. Nad vaatavad teda kui vanaisa, kes ei suuda oma lapselapsi kontrollida. Ja see tähendas, et Rahvaliit oli läbi. Reiljan oli teadnud riskidest. Ta oli teadnud, et Arnold Rüütel on 77-aastane, et ta on väsinud, et tema kognitiivne võimekus on langenud. Tarmo Mänd oli näidanud talle arsti raportit. Raporti, kus soovitati presidendile rohkem puhkust, vähem stressi, võib-olla isegi pensionile jäämist. Aga Reiljan oli öelnud, me ei saa teda lasta minna. Me vajame teda 2006. aastal. Ilma temata me kaotame kõik. Ja Mänd oli nõustunud. Sest ka Mänd vajas Rüütlit. Mänd vajas teda, et hoida oma positsiooni, oma mõjuvõimu, oma karjääri. Seega nad olid hoidnud Rüütlit. Olid ehitanud tema ümber müüri. Olid isoleerinud teda ajakirjandusest, avalikkusest, isegi tema oma perekonnast. Olid kontrollinud iga tema avalikku esinemist, iga tema sõna, iga tema žesti. Olid teinud temast kontrollitud kujutise, marioneti, keda juhiti ettevaatlikult. Ja nad olid arvanud, et see töötab. Nad olid arvanud, et nad suudavad hoida fassaadi kuni 2006. aasta valimisteni. Aga nad olid eksinud. Sest nad olid unustanud ühe asja, Arnold Rüütel ei olnud ainult president. Ta oli ka inimene. Inimene, kellel oli perekond, kodu, elu väljaspool poliitikat. Ja kui nad isoleerisid teda poliitiliselt, nad isoleerisid teda ka isiklikult. Nad jätsid ta üksi. Üksi suures lossis, kus ta ei teadnud, mis toimub tema enda kodus. Reiljan mõtles, kas ma oleksin pidanud teisiti tegutsema. Kas ma oleksin pidanud kuulama arsti soovitusi? Kas ma oleksin pidanud ütlema Arnold Rüütlile, härra president, te olete teinud piisavalt, te olete teeninud oma riiki aastakümneid, nüüd on aeg puhata. Aga ta teadis vastust. Ta ei oleks seda teinud. Sest tema poliitiline tulevik sõltus Rüütlist. Rahvaliidu ellujäämine sõltus Rüütlist. Seega ta oli valinud. Ta oli valinud oma poliitilised huvid Arnold Rüütli tervise ees. Ja nüüd, kui kõik oli kokku varisenud, ta pidi elama selle valikuga. Aga mis oli kõige hullem, oli see, et Reiljan teadis, avalikkus ei süüdista teda. Avalikkus ei süüdista Tarmo Mändi. Avalikkus süüdistab Arnold Rüütlit. Sest avalikkus näeb ainult fotosid noortest lossis. Avalikkus näeb ainult presidenti, kes ei suutnud oma lapselapsi kontrollida. Avalikkus ei näe süsteemi, mis kasutas teda ära. Avalikkus ei näe mehi, kes hoidsid teda võimul üle tema võimete. Avalikkus näeb ainult ohvrit ja arvab, et ohver on süüdlane. Reiljan võttis telefoni ja helistas Tarmo Mändile. Me peame rääkima, ütles ta. Me peame otsustama, kuidas edasi minna. Aga ta teadis juba, et edasi minna ei ole kuhugi. Fassaad oli purustatud. Arnold Rüütli presidentuur oli läbi. Ja Rahvaliit, erakond, mis elas Rüütli populaarsusest, oli samuti läbi. Kõik, mille nimel nad olid töötanud, kõik, mida nad olid ohverdanud, oli kadunud. Ja kõige hullem oli see, et nad olid ohverdanud inimese. 77-aastase väsinud mehe, kes oli usaldanud neid, kes oli arvanud, et nad hoolivad temast, aga kes tegelikult hoolivad ainult võimust. Kas Villu Reiljan tundis süüd? Kas ta ärkas öösel ja mõtles, mida ma tegin? Kas ta vaatas peeglisse ja nägi seal meest, kes oli kasutanud ära vananevat inimest oma poliitiliste eesmärkide nimel? Või suutis ta veenda ennast, et ta tegi õiget asja, et ta teenis oma erakonda, et poliitika on selline, et seal tuleb teha raskeid valikuid? Me ei tea. Aga me teame ühte, pärast skandaali, pärast valimiste kaotust, Villu Reiljan kadus poliitiliselt. Rahvaliit lagunes. Ja Arnold Rüütel jäi üksi. Üksi oma häbi, oma segaduse, oma küsimusega, kuidas see kõik juhtus? Kuidas ma lasin sellel juhtuda? Presidendi kantselei arhiivis, keldrikorrusel, kus valgus ei jõua kunagi päriselt sisse, seisab riiulite rida, mis ulatub laeni. Seal on dokumendid, mis peaksid rääkima tõde. Seal on meditsiinilised raportid, päevikud, kirjavahetused, protokollid.
Aga kui te läheksite sinna täna ja hakkaksite otsima Arnold Rüütli tervisedokumente aastatest 2004 kuni 2006, te leiaksite midagi imelikku. Seal on lüngad. Lehekülgi, mis peaksid olema, aga neid ei ole. Kaustasid, mis on märgistatud, aga mis on tühjad. Ja kui te küsiksite arhivaaridelt, nad ütleksid, me ei tea. Need dokumendid kadusid enne, kui me siia tulime. Aga keegi ei küsi, millal täpselt need kadusid. Keegi ei küsi, kes need võttis. Sest on asju, mida on parem mitte teada. Üks endine kantselei töötaja, kes nõustus rääkima ainult anonüümselt, mäletab 29. jaanuari 2006. 10 päeva pärast skandaali. Kantseleis oli paanika. Tarmo Mänd oli käskinud kõigil vaikida, mitte rääkida ajakirjanikega, mitte vastata küsimustele. Aga see töötaja nägi midagi. Ta nägi, kuidas hilja õhtul, kui enamik inimesi oli juba lahkunud, Mänd ise tuli arhiivi. Ta kandis 2 suurt kotti. Ta oli seal umbes pool tundi. Ja kui ta lahkus, kotid olid täis. Töötaja ei julgenud küsida. Aga järgmisel päeval, kui ta läks arhiivi kontrollima, ta märkas, et mõned kaustad olid kadunud. Kaustad, mis olid märgistatud, tee presidendi tervis, konfidentsiaalne. Kaustad, kus olid arsti raportid, ravimite loetelud, konsultatsioonide protokollid. Kõik kadunud. Miks need dokumendid kadusid? Mida nad sisaldasid, mida keegi ei tohtinud näha? Üks teooria ütleb, et seal olid tõendid, et Arnold Rüütli kognitiivne langus oli palju tõsisem, kui keegi arvas. Seal olid märkmed arsti vestlustest, kus president ei mäletanud, mida ta oli öelnud 5 minutit tagasi. Seal olid testide tulemused, mis näitasid, et tema lühiajaline mälu oli langenud alla normi. Seal olid soovitused, et president peaks kaaluma kohest pensionile jäämist. Aga kui need dokumendid oleksid jäänud arhiivi, kui keegi oleks need leidnud, siis kõik oleks tulnud välja. Kõik valetused, kõik varjamine, kõik see, kuidas Tarmo Mänd ja Villu Reiljan hoidsid 77-aastast meest võimul, teades, et ta ei suuda enam. Seega dokumendid pidid kaduma. Ja nad kadusid. Aga mõned asjad ei kao kunagi täielikult. Alati jääb keegi, kes mäletab. Alati jääb keegi, kes nägi. Doktor Jaan Saar, presidendi isiklik arst, hoidis oma isiklikku koopiat raportidest. Ta ei öelnud sellest kellelegi. Ta hoidis neid oma kodus, lukustatud sahtlis. Sest ta teadis, et ühel päeval võib tõde vaja minna. Ühel päeval võib keegi küsida, mida te teadsite? Millal te teadsite? Ja siis tal on tõendid. Tõendid, et ta hoiatas. Tõendid, et ta ütles Tarmo Mändile, president vajab abi. Tõendid, et teda ei kuulatud. Need raportid räägivad lugu. Lugu sellest, kuidas 77-aastase mehe keha hakkas järele andma. Esimesed märgid olid väikesed. Väsimus, mis ei läinud üle pärast und. Peavalud, mis tulid pärast pikki koosolekuid. Unustamine, mis oli rohkem kui tavaline vananemisega kaasnev unustamine. Aga siis märgid muutusid suuremaks. President unustas nimesid. Ta küsis sama küsimust mitu korda. Ta vaatas paberile ja ei suutnud aru saada, mida ta peaks ütlema. Ja kõige hullem, ta ise ei märganud seda alati. Tema aju oli nii väsinud, et ta ei suutnud enam hinnata oma seisundit. Ta arvas, et ta on lihtsalt väsinud. Ta ei mõistnud, et see oli midagi tõsisemat. Doktor Saar kirjutas oma raportidesse, soovitatav vähendada töökoormust. Soovitatav rohkem puhkust. Soovitatav kaaluda pensionile jäämist. Aga need soovitused jäid kuulmata. Sest Tarmo Mänd ja Villu Reiljan vajasid Arnold Rüütlit presidenditoolil. Nad vajasid teda 2006. aastal. Seega nad ignoreerisid arsti soovitusi. Nad ütlesid, doktor liialdab. President on tugev. President suudab. Ja nad jätkasid. Jätkasid presidendi surumist üle tema võimete. Jätkasid tema kasutamist ära. Kuni kõik lagunes. Kas need kadunud dokumendid oleksid muutnud midagi? Kas kui avalikkus oleks näinud neid raporteid, nad oleksid mõistnud, et Arnold Rüütel oli ohver, mitte süüdlane? Või oleksid nad ikkagi süüdistanud teda, sest inimesed tahavad süüdistada kedagi ja kõige lihtsam on süüdistada seda, kes on nähtav, mitte neid, kes on varjus? Me ei tea. Aga me teame ühte, need dokumendid kadusid põhjusega.
keegi ei tahtnud, et tõde tuleks välja. Keegi ei tahtnud, et inimesed teaksid, kui kaugele poliitiline masinavärk oli valmis minema, et hoida võimu. Vaadake Arnold Rüütli fotosid aastast 2001, kui ta sai presidendiks. Vaadake tema nägu, tema silmi, tema hoiakut. Ta on 73-aastane, aga ta näeb tugev välja. Tema silmad on eredad, tema naeratus on enesekindel, tema keha on sirge. Nüüd vaadake fotosid aastast 2005. 4 aastat hiljem. Ta on 77-aastane. Aga ta näeb välja nagu 85-aastane. Tema silmad on väsinud, tema naeratus on sunnitud, tema keha on kummardunud. Tema nägu on muutunud. Mitte lihtsalt vananenud. Vaid muutunud nii, nagu muutuvad inimesed, kes kannavad liiga suurt koormust liiga kaua. Seal on midagi, mida fotod ei näita, aga mida inimesed, kes olid tema lähedal, nägid. Tema käed värisesid. Mitte alati, aga üha sagedamini. Eriti pärast pikki päevi, pärast välisreise, pärast tseremooniaid, kus ta pidi seisma tundide kaupa. Tema hääl muutus. Varem oli see tugev, selge. Nüüd oli see mõnikord nõrk, värisev. Tema kõnnak muutus. Varem kõndis ta kiiresti, enesekindlalt. Nüüd kõndis ta aeglaselt, ettevaatlikult, nagu inimene, kes kardab kukkuda. Üks kantselei töötaja mäletab hommikut detsembris 2005. President oli tulnud oma kabinetti. Ta istus oma laua taha ja vaatas paberitele, mis olid seal ootamas. Seal oli kõne, mida ta pidi pärastlõunal pidama. Kõne oli kirjutatud, kõik oli valmis. Aga president vaatas seda ja ütles, ma ei mõista. Mida see tähendab? Töötaja tuli lähemale ja selgitas. President kuulas, noogutas, ütles, ah jah, muidugi. Aga 5 minutit hiljem ta küsis jälle, mida see tähendab? Töötaja selgitas uuesti. Ja president vaatas teda ja tema silmis oli midagi, mis murdis südame. Seal oli segadus. Seal oli hirm. Hirm, et ta ei mõista enam, hirm, et ta kaotab kontrolli, hirm, et ta ei suuda enam olla see, kes ta peaks olema. Aga keegi ei rääkinud sellest. Keegi ei öelnud valjusti, president vajab abi. Sest Tarmo Mänd oli käskinud vaikida. Mänd oli öelnud, kui keegi räägib presidendi tervisest, kui keegi vihjab, et midagi on valesti, siis see inimene kaotab oma töö. Seega inimesed vaikisid. Nad nägid, kuidas president vaevles. Nad nägid, kuidas tema keha ja vaim andsid järele. Aga nad vaikisid. Sest nad kartsid. Kartsid kaotada oma töö, kartsid Männi viha, kartsid, et neid süüdistatakse ebalojaalsuses. Füüsilised muutused olid nähtavad, aga neid varjati. Kui president pidi esinema avalikult, talle anti rohkem aega valmistuda. Talle märgiti tekstidesse suured pausid, et ta saaks hingata, et ta saaks koguda mõtteid. Talle anti tool, et ta ei peaks seisma kogu aeg. Aga avalikkusele öeldi, president eelistab istuda, sest see on mugavam. Mitte, president ei suuda enam seista tundide kaupa, sest tema keha on väsinud. Oli hetki, kui Arnold Rüütel ise mõistis, mis temaga toimus. Hetki, kui ta vaatas peeglisse ja nägi seal võõrast. Nägi meest, kes oli vananenud liiga kiiresti, kes oli kaotanud midagi olulist. Üks lähedane allikas räägib, et ühel õhtul, pärast eriti rasket päeva, president istus oma kabinetis ja ütles valjusti, kuigi keegi ei olnud seal, ma ei suuda enam. Ma tahan lihtsalt puhata. Aga järgmisel hommikul ta tõusis jälle, pani selga oma ülikonna, läks oma kabinetti ja jätkas. Sest ta ei osanud teisiti. Ta oli kogu oma elu olnud see, kes teenib, kes ohverdab, kes kannab. Ja nüüd, kui tema keha karjus, et piir on käes, ta ei osanud kuulata. Kas keegi oleks saanud teda peatada? Kas keegi oleks pidanud ütlema, härra president, te olete teinud piisavalt, nüüd on aeg minna? Jah. Doktor Saar oleks pidanud. Tarmo Mänd oleks pidanud. Villu Reiljan oleks pidanud. Aga nad ei teinud seda. Sest nad vajasid teda. Nad vajasid tema nägu, tema nime, tema populaarsust. Nad ei hoolinud tema kehast, tema tervisest, tema väsimusest. Nad hoolivad ainult võimust. Ja võim nõuab ohvreid. Arnold Rüütel oli see ohver. Pärast skandaali, pärast seda, kui fotod olid avalikud, pärast seda, kui kogu Eesti rääkis Kadrioru pidudest, hakkas avalikkus küsima, kes on tegelikult süüdi.
Kes on see inimene, kes lasi sellel kõigel juhtuda? Ja kiiresti leiti vastus, Arnold Rüütel. President, kes ei suutnud oma lapselapsi kontrollida. President, kes oli kaotanud kontrolli oma kodu üle. Aga see vastus oli liiga lihtne. Sest see ei küsinud, miks ta kaotas kontrolli. Mis oli tema seisund? Kes hoidis teda võimul, teades, et ta ei suuda enam? Oli üks inimene, kes sai kõigest kasu. Üks inimene, kes pärast Arnold Rüütli kukkumist tõusis. Toomas Hendrik Ilves. 23. septembril 2006, 8 kuud pärast skandaali, ta võitis presidendivalimised. Ta sai presidendiks. Ja kuigi ta ei olnud otseselt seotud skandaaliga, ta sai sellest kasu. Sest skandaal oli purustanud Arnold Rüütli maine. Skandaal oli näidanud avalikkusele, et Rüütel ei ole enam see tugev riigipea, keda nad armastavad. Ja kui inimesed kaotavad usu ühte kandidaati, nad otsivad teist. Ilves oli see teine. Aga kas Ilves oli ainus, kes sai kasu? Ei. Oli teisigi. Inimesed, kes tahtsid, et Rahvaliit kaotaks võimu. Inimesed, kes tahtsid, et Arnold Rüütel lahkuks poliitikast. Inimesed, kes nägid skandaalis võimalust. Võimalust muuta võimujaotust, võimalust nõrgendada oma vastaseid, võimalust tõusta ise. Poliitika on selline. Seal ei ole sõpru. Seal on ainult huvid. Ja kui kellegi kukkumine teenib sinu huvisid, siis sa ei peata seda. Sa lased sellel juhtuda. Sa võib-olla isegi aitad sellel juhtuda. Oli küsimusi, millele ei vastatud kunagi. Kuidas need fotod lekkisid? Kes tegi need? Kes andis need ajakirjanikele? Ametlikult öeldi, et fotod tegid noored ise ja need levisid sotsiaalmeedias. Aga mõned inimesed kahtlevad. Nad küsivad, kas keegi aitas neid levitada. Kas keegi, kes tahtis Arnold Rüütli kukkumist, võttis need fotod ja andis need ajakirjanikele? Me ei tea. Aga me teame ühte, fotod levisid väga kiiresti. Liiga kiiresti, et see oleks ainult juhus. Keegi tahtis, et need fotod jõuaksid avalikkuseni. Keegi tahtis, et skandaal juhtuks. Ja see keegi sai, mida tahtis. Tarmo Mänd ja Villu Reiljan kaotasid kõik. Mänd lahkus kantselei direktori kohalt mõni kuu pärast skandaali. Reiljan kaotas Rahvaliidu esimehe koha. Mõlemad kadusid poliitiliselt. Aga kas nad kandsid tõelist vastutust? Kas keegi küsis neilt, miks te hoidsite 77-aastast meest võimul, teades, et ta ei suuda enam? Miks te ignoreerisite arsti soovitusi? Miks te ehitasite tema ümber müüri, mis isoleeris teda kõigest? Ei. Keegi ei küsinud. Sest avalikkus süüdistas Arnold Rüütlit. Ja Mänd ning Reiljan said vaikselt lahkuda, ilma et keegi oleks nõudnud neilt vastuseid. Aga oli üks inimene, kes ei saanud lahkuda. Arnold Rüütel ise. Ta pidi jääma ja kandma häbi. Häbi, et ta ei suutnud oma lapselapsi kontrollida. Häbi, et tema lossis toimusid peod. Häbi, et ta oli kaotanud kontrolli. Aga see häbi ei olnud õiglane. Sest Arnold Rüütel oli ohver. Ohver süsteemist, mis kasutas teda ära. Ohver inimestest, kes panid oma poliitilised huvid tema tervise ette. Ohver ühiskonnast, mis ei taha näha, et vananemist ei saa peatada, et inimesed muutuvad nõrgaks, et keegi, kes oli kunagi tugev, võib kaotada võime kanda. Pärast valimiste kaotust Arnold Rüütel lahkus Kadrioru lossist. Ta kolis tagasi oma koju. Ta ei andnud enam intervjuusid. Ta ei esinenud enam avalikult. Ta kadus vaikselt. Ja avalikkus unustas ta kiiresti. Sest avalikkusel on lühike mälu. Avalikkus liigub edasi, otsib uusi lugusid, uusi skandaale, uusi ohvreid. Aga Arnold Rüütel ei unustanud. Ta elas oma viimased aastad vaikselt, eemal avalikkusest, eemal poliitikast. Ja ta kandis endas küsimust, millele ta ei leidnud kunagi vastust, kuidas see kõik juhtus. Kuidas ma lasin sellel juhtuda? Aga õige küsimus ei ole, kuidas ta laskis sellel juhtuda. Õige küsimus on, kuidas me lasksime sellel juhtuda. Kuidas me ühiskonnana lasksime, et 77-aastast meest kasutatakse ära? Kuidas me lasksime, et tema tervist ignoreeritakse? Kuidas me lasksime, et tema ümber ehitatakse müür, mis isoleerib teda kõigest?
Ja kui kõik lagunes, kuidas me süüdistasime teda, mitte neid, kes teda kasutasid ära? See on küsimus, mis puudutab meid kõiki. Sest Arnold Rüütli lugu ei ole ainult tema lugu. See on lugu sellest, kuidas me kohtleme oma vanemaid, oma juhte, oma inimesi, kes on andnud meile kõik ja kes nüüd vajavad meie abi. Kas me aitame neid? Või kas me kasutame neid ära, kuni nad kukuvad, ja siis süüdistame neid kukkumises? 23. september 2006. Riigikogu saalis on vaikus, selline vaikus, mis eelneb ajaloolisele hetkele. Arnold Rüütel istub oma kohal, tema nägu on kivi. Ta teab juba tulemust. Ta on teadnud seda juba nädalaid. Aga ta peab siin olema, peab vaatama, kuidas tema presidentuur lõpeb. Mitte triumfiga, mitte austusega, vaid vaikse kaotusega. Toomas Hendrik Ilves saab vajalikud hääled. Saab presidendiks. Ja Arnold Rüütel, 78-aastane mees, kes on teeninud oma riiki pool sajandit, tõuseb ja aplodeerib. Tema käed liiguvad mehaaniliselt, tema nägu ei näita emotsiooni. Aga need, kes on tema lähedal, näevad. Näevad, kuidas tema silmad on niisked. Näevad, kuidas tema huuled värisevad. Näevad, kuidas ta püüab hoida väärikust, kuigi kõik tema sees karjub, kuidas see juhtus. Kuidas ma jõudsin siia? 8 kuud tagasi, jaanuaris, kui Pealtnägija saade läks eetrisse, Arnold Rüütel arvas veel, et ta suudab. Suudab selgitada, suudab veenda inimesi, et see oli vaid väike eksimus, et tema lapselapsed tegid vea, aga see ei tähenda, et tema on halb president. Aga ta eksis. Sest avalikkus ei vaadanud enam teda kui presidenti. Avalikkus vaatas teda kui vanaisa, kes kaotas kontrolli. Ja kui sa oled kaotanud kontrolli oma kodu üle, kuidas sa võid kontrollida riiki? See oli küsimus, mida küsisid kõik. Küsimus, millele Arnold Rüütel ei osanud vastata. Valimiskampaania oli piinarikas. Iga kord, kui ta üritas rääkida oma saavutustest, oma kogemusest, oma visioonist, keegi küsis, aga mis oli Kadrioruga? Iga kord, kui ta üritas näidata, et ta on tugev, võimekas, keegi meenutas fotosid. Fotosid noortest tema lossis. Fotosid, mis rääkisid lugu sellest, et ta ei suutnud. Ja aegamööda Arnold Rüütel hakkas ise uskuma. Hakkas uskuma, et võib-olla ta tõesti ei suuda. Võib-olla ta on tõesti liiga vana. Võib-olla on aeg minna. Aga kõige valusam ei olnud kaotus ise. Kõige valusam oli see, kuidas inimesed, kes olid teda toetanud, hakkasid eemalduma. Tarmo Mänd, kes oli olnud tema paremaks käeks, hakkas vältima teda. Villu Reiljan, kes oli rääkinud sõprusest ja lojaalsusest, ei helistanud enam. Rahvaliidu liikmed, kes olid vandunud, et nad toetavad teda lõpuni, hakkasid vaikselt otsima uusi liidrit. Arnold Rüütel oli jäetud üksi. Üksi oma kaotuse, oma häbi, oma küsimustega. Riigikogu saalis, pärast hääletust, Toomas Hendrik Ilves tuleb tema juurde. Nad surutavad kätt. Ilves ütleb midagi viisakast, midagi protokollilist. Arnold Rüütel noogutab, naeratab sunnitud naeratust. Aga tema peas kõlab ainult üks küsimus, kas see kõik oli seda väärt? Kõik need aastad, kõik see ohverdamine, kõik see teenistus, kas see kõik lõpeb nii? Häbiga, kaotusega, unustamisega. Kadrioru loss on tühi. Arnold ja Ingrid Rüütel pakkisid oma asjad oktoobris 2006. Kolimismehed kandsid kaste, mööblit, isiklikke asju. Loss, mis oli olnud nende kodu 5 aastat, muutus jälle lihtsalt hooneks. Hooneks, kus olid juhtunud asjad, mida ei tohiks juhtuda. Hooneks, mis kandis endas mälestusi, mida Arnold Rüütel tahtis unustada, aga ei suutnud. Ingrid Rüütel oli vaikne. Ta oli alati olnud vaikne, süvenenud oma teadustöösse, oma folkloristikasse. Aga nüüd oli tema vaikus teistsugune. Seal oli süütunne. Süütunne, et ta ei märganud. Ei märganud, mis toimus nende lapselastega. Ei märganud, kui väsinud tema abikaasa oli. Ei märganud, kuidas kõik lagunes, kuni oli liiga hilja. Üks õhtu, kui nad istusid oma uues kodus, väikeses majas, mis oli nii erinev lossist, Ingrid ütles, ma oleksin pidanud rohkem seal olema. Oleksin pidanud nägema. Ja Arnold vaatas teda ja tema silmis oli midagi, mis oli hullem kui viha. Seal oli kurbus. Kurbus, et nad mõlemad olid elanud samas majas, aga eraldi maailmades. Kurbus, et nad olid kaotanud kontrolli mitte ainult oma lapselaste, vaid ka oma elu üle.
Helena ja Maria, 2 tütretütart, kes olid olnud skandaali keskmes, elasid nüüd oma emaga. Nad ei kohtunud vanaisaga enam sageli. Mitte sellepärast, et Arnold Rüütel ei tahtnud. Vaid sellepärast, et iga kord, kui ta neid nägi, ta nägi ka fotosid. Nägi noori tema laua taga, tema vannis. Nägi oma ebaõnnestumist. Ja see oli liiga valulik. Tüdrukud ise ei rääkinud sellest kunagi. Nad kasvasid, läksid kooli, elasid oma elu. Aga kas nad said aru, mida nad olid teinud? Kas nad said aru, et nende tegevus oli purustanud nende vanaisa karjääri, tema maine, tema väärikuse? Või olid nad lihtsalt teismelised, kes tegid vea ja nüüd elasid edasi, unustades, aga mitte kunagi päriselt vabanedes sellest, mis juhtus? Arnold Rüütel istus oma uues kodus ja vaatas aknast välja. Ta nägi tavalisi maju, tavalisi inimesi, tavalisi elusid. Ta ei olnud enam president. Ta oli lihtsalt 78-aastane mees, kes oli kaotanud kõik. Mitte ainult oma ametit, vaid ka oma identiteedi. Sest kes oli Arnold Rüütel ilma presidendi tiitlita? Kes oli ta, kui ta ei teeninud enam oma riiki? Ta ei teadnud. Ta oli olnud kogu oma elu see, kes teenib, kes ohverdab, kes kannab. Ja nüüd, kui see kõik oli võetud, ta ei teadnud, kuidas elada. Oli päevi, kui ta ei tõusnud voodist. Päevi, kui ta lihtsalt lebas seal ja vaatas lakke. Ingrid tõi talle süüa, aga ta ei söönud. Ta ei tahtnud süüa. Ta ei tahtnud midagi. Ta tahtis lihtsalt kaduda. Kaduda nii, et keegi ei mäletaks teda. Ei mäletaks skandaali, ei mäletaks kaotust, ei mäletaks häbi. Aga ta ei saanud kaduda. Sest ta elas. Ja elamine tähendas kandmist. Kandmist mälestusi, küsimusi, valu. Doktor Jaan Saar külastas teda mõnikord. Arst, kes oli hoiatanud, kes oli öelnud, et president vajab abi, aga keda ei kuulatud. Nüüd ta istus Arnold Rüütli kõrval ja vaatas, kuidas mees, kes oli olnud riigipea, oli muutunud varjuks. Arst ei öelnud, ma ütlesin teile. Ta ei süüdistanud. Ta lihtsalt istus seal ja kuulas. Kuulas, kuidas Arnold Rüütel rääkis oma kaotusest, oma häbist, oma küsimustest. Ja arst mõistis, et see mees ei vaja enam ravimeid. Ta vajab midagi muud. Ta vajab andestust. Andestust endalt, andestust teistelt, andestust ajaloolt. Aga ajalugu ei andesta kiiresti. Ajalugu mäletab. Ja see, mida ajalugu mäletab Arnold Rüütlist, ei ole tema aastakümnete pikkune teenistus. Ei ole tema panus Eesti põllumajandusesse, tema töö nõukogude ajal, tema püüdlused presidendina. See, mida ajalugu mäletab, on Kadriorgia. Fotod. Skandaal. Kaotus. Ja see on ebaõiglane. Ebaõiglane, sest see ei räägi tõde. Tõde on see, et Arnold Rüütel oli ohver. Ohver süsteemist, mis kasutas teda ära. Tarmo Mänd ja Villu Reiljan kadusid poliitiliselt pärast skandaali. Mänd lahkus kantselei direktori kohalt, läks erasektorisse, elas vaikset elu. Reiljan kaotas Rahvaliidu esimehe koha, erakond lagunes, ta lahkus poliitikast. Aga kas nad kandsid vastutust? Kas keegi küsis neilt, miks te hoidsite 77-aastast meest võimul, teades, et ta ei suuda enam? Miks te ignoreerisite arsti soovitusi? Miks te ehitasite tema ümber müüri, mis isoleeris teda kõigest? Ei. Keegi ei küsinud. Sest avalikkus süüdistas Arnold Rüütlit. Ja Mänd ning Reiljan said vaikselt lahkuda. Aga oli hetki, kui nende südametunnistus rääkis. Tarmo Mänd istus oma uues kontoris, erasektori töös, ja mõnikord, hiljaõhtul, kui ta oli üksi, ta mõtles, mida ma tegin. Ma teadsin, et president on väsinud. Ma nägin arsti raporteid. Ma teadsin, et ta vajab abi. Aga ma ei teinud midagi. Ma hoidsin teda võimul, sest ma vajasin teda. Minu karjäär sõltus temast. Ja nüüd, kui kõik on läbi, ma elan sellega. Elan teadmisega, et ma kasutasin ära vananevat inimest. Elan teadmisega, et ma olin osa süsteemist, mis hävitas tema. Villu Reiljan ei rääkinud kunagi avalikult oma süütundest. Aga need, kes teda tundsid, ütlesid, et ta muutus. Muutus vaiksemaks, tagasihoidlikumaks. Ta ei otsinud enam tähelepanu, ei püüdnud enam võimule. Ta elas oma elu vaikselt, eemal avalikkusest.
Ja mõnikord, kui keegi küsis temalt Arnold Rüütlist, ta ütles, ta oli hea mees. Ta teenis oma riiki. Ta ei väärinud seda, mis temaga juhtus. Aga ta ei öelnud kunagi, ja mina olin osa sellest, mis temaga juhtus. Toomas Hendrik Ilves sai presidendiks. Ta teenis 2 ametiaega, lahkus auväärsel. Tema presidentuur oli edukas, tunnustatud. Aga kas ta mõtles kunagi Arnold Rüütlile? Mõtles mehele, kelle kukkumine võimaldas temal tõusta. Avalikult ta ütles alati viisakaid sõnu, Arnold Rüütel oli austatud riigimees. Aga privaatselt? Me ei tea. Aga me teame ühte, poliitika on selline. Seal ei ole sõpru. Seal on ainult võimalused. Ja Arnold Rüütli kukkumine oli võimalus, mida Ilves kasutas. Aga kõige kurvem osa sellest loost ei ole see, mis juhtus Arnold Rüütliga. Kõige kurvem osa on see, mis juhtus meie ühiskonnaga. Me nägime 77-aastast meest, kes oli teeninud oma riiki pool sajandit, kes oli väsinud, kes vajaks abi. Ja me ei aidanud teda. Me süüdistasime teda. Me nägime fotosid tema lossis toimunud pidudest ja me ütlesime, vaadake, ta ei suuda oma lapselapsi kontrollida, ta on halb vanaisa, ta on halb president. Aga me ei küsinud, miks ta ei suutnud kontrollida. Mis oli tema seisund? Kes hoidis teda võimul, teades, et ta ei suuda enam? Me ei küsinud neid küsimusi, sest need olid ebamugavad. Sest need oleksid nõudnud meilt, et me vaatame peeglisse ja tunnistame, me kõik oleme osa süsteemist, mis kasutab ära vanemaid inimesi. Arnold Rüütel suri 25. jaanuaril 2023. Ta oli 94 aastat vana. Tema surm oli rahulik, kodus, oma lähedaste keskel. Eesti lein oli siiras. Inimesed mäletasid teda kui riigimeest, kes oli teeninud oma riiki aastakümneid. Aga vähe inimesi rääkis Kadriorgiast. Vähe inimesi rääkis sellest, kuidas tema presidentuur lõppes. Sest see oli ebamugav teema. Teema, mis meenutas meile, et me ei olnud õiglased. Tema perekond elas edasi. Ingrid Rüütel, tema abikaasa, elas veel mõned aastad pärast teda, süvenenud oma teadustöösse, oma mälestustesse. Helena ja Maria, tütretütred, kes olid olnud skandaali keskmes, kasvasid täiskasvanuteks, said oma elud, oma perekonnad. Nad ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mis juhtus. Aga kas nad kandsid enda süütunnet? Kas nad mõtlesid oma vanaisale, mehele, kelle karjääri nende tegevus aitas purustada? Me ei tea. Aga me võime oletada, et nad kandsid. Sest selliseid asju ei unustata kunagi päriselt. Tarmo Mänd ja Villu Reiljan elasid oma elusid vaikselt, eemal avalikkusest. Nad ei rääkinud kunagi avalikult oma rollist Arnold Rüütli loos. Nad ei tunnistanud kunagi, et nad kasutasid ära vananevat inimest. Nad elasid edasi ja võib-olla nad veensid ennast, et nad tegid õiget asja, et nad teenisid oma erakonda, et poliitika on selline. Aga kas nad magasid rahulikult? Kas nad vaatasid peeglisse ja nägid seal inimesi, kes olid õiglased? Või nägid nad seal midagi muud? Eesti ühiskond liikus edasi. Uued skandaalid, uued lood, uued ohvrid. Arnold Rüütli lugu muutus ajalooks, millest räägitakse mõnikord, aga mida ei analüüsita sügavalt. Sest see analüüs nõuaks meilt, et me tunnistame, me ei olnud õiglased. Me süüdistasime ohvrit, mitte neid, kes teda kasutasid ära. Me nägime 77-aastast väsinud meest ja me ütlesime, ta on nõrk. Aga me ei küsinud, kes tegi ta nõrgaks. Kes sundis teda üle tema võimete? Kes hoidis teda võimul, teades, et ta vajab abi? Kadrioru loss seisab endiselt. Seal elavad uued presidendid, uued pered. Seinad, mis nägid Arnold Rüütli viimast aega presidendina, on vaiksed. Nad ei räägi sellest, mis seal juhtus. Aga kui te läheksite sinna täna ja kõnniksite läbi nende tubade, kus toimusid peod, kus tehti fotosid, kus lagunes fassaad, te tunneksite midagi. Te tunneksite kummitust. Mitte surnud inimese kummitust, vaid süsteemi kummitust. Süsteemi, mis kasutab ära inimesi, eriti vanemaid inimesi, kes on andnud kõik, aga kes nüüd vajavad abi. Aga kõige olulisem küsimus jääb, kes tegelikult võitis? Kes sai kasu Arnold Rüütli kukkumisest? Toomas Hendrik Ilves sai presidendiks, aga kas see oli tema plaan? Või oli ta lihtsalt õigel ajal õiges kohas? Tarmo Mänd ja Villu Reiljan kaotasid oma positsioonid, aga kas nad kandsid tõelist vastutust?
Või said nad vaikselt lahkuda, ilma et keegi oleks nõudnud neilt vastuseid. Ja kõige olulisem, kes hoidis neid dokumente, mis kadusid presidendi kantselei arhiivist? Kes teadis, mida need dokumendid sisaldasid? Kes otsustas, et need peavad kaduma? Need on küsimused, millele me ei tea vastuseid. Need on küsimused, mis jäävad õhku rippuma, nagu suits pärast tulekahju. Me teame, et midagi põles. Me teame, et keegi süütas tule. Aga me ei tea täpselt, kes. Ja võib-olla me ei tea kunagi. Sest on asju, mida hoitakse saladuses. Asju, mida ei taheta, et avalikkus teaks. Asju, mis, kui need tuleksid välja, muudaksid meie arusaama sellest, mis tegelikult juhtus. Arnold Rüütli lugu ei ole lõppenud. See jätkub iga kord, kui me näeme vananevat inimest, keda kasutatakse ära. Iga kord, kui me näeme kedagi, kes on andnud kõik, aga keda nüüd süüdistatakse, sest ta ei suuda enam. Iga kord, kui me vaatame peeglisse ja küsime endalt, kas ma oleksin teinud teisiti. Kas ma oleksin aidanud? Või kas ma oleksin olnud osa süsteemist, mis kasutab ära? Ja kõige olulisem küsimus, mis jääb meie kõigi südametesse, kui me näeme kedagi, keda armastame, kes on väsinud, kes vajab abi, kas me ütleme tõde? Või kas me vaikime, sest tõde on liiga valulik? Kas me aitame? Või kas me kasutame ära? Ja kui kõik laguneb, kas me tunnistame oma osa? Või kas me süüdistame ohvrit? Arnold Rüütli lugu on meie kõigi lugu. Lugu sellest, kuidas me kohtleme neid, kes on andnud meile kõik. Lugu sellest, kuidas me valime võimu ja mugavuse õigluse ja kaastunde ees. Lugu sellest, kuidas me ehitame fassaade, mis varjavad tõde, kuni need fassaadid kukuvad. Ja kui nad kukuvad, me jääme sinna küsimustega, millele me ei oska vastata. Aga üks küsimus jääb kõige olulisemaks, kas me õpime? Kas me õpime Arnold Rüütli loost? Või kas me kordame samu vigu, kasutame ära järgmist vananevat inimest, ehitame järgmise fassaadi, ootame järgmist kukkumist? Ajalugu kordub, kui me ei õpi. Ja Arnold Rüütli lugu ootab, et me õpiksime. Ootab, et me oleksime paremad. Ootab, et me oleksime õiglased. Aga kas me oleme?